Suvel päike soojendab ja jätis sulab suus. Laske meile tulla kuuma ranna, ilma ei tahakski me muud. Kui õhtul päike looja läheb, tean homme päev on uus. Ja suve ilma näevad jälle mu silmad, sest käes on suvekuu. Suvel päike soojendab ja jätis sulab suus. Laske meile tulla kuuma ranna, ilma ei tahakski me muud. Kui õhtul päike looja läheb, tean homme päev on uus. Ja suve ilma näevad jälle mu silmad, sest käes on suvekuu. Taevas on pilvedest puhas, meid rõõmsaks teeb õhutemperatuur. Paljajalu ilma külmetust pelgamata, astuda võib nii väike kui suur. Kõrvades helisemas lindude laulpalet, silitamas lõunatuul. Ainult lahkete nägudega inimesi kohtame, suu on kõrvuni mul. Puude vahelt sätendab midagi sinist nagu lihvitud safiir. Hääletult hüüdes kutsumas on meid kuldne rannaliiv. Su silmade peegeldusest näen, kuidas merre sulandub silmapiir. Ja ma tean, et see ma võin ka proovida ühte. Täna me tulite. Täna me tulite. Täna me tulite. Aga lõpetame jõuga tuli nagu alati. Nüüd plaksutame ka ikka. Suve muusika, ilma sisse juhatava fraasita, oled sa äkki nii raasikas, et vaatad mulle üle olevat otsa ja siis kingid mulle maasika. Kuidas te kaasate ja kutsute noori suvekooli, ehk siis mida te selleks teete? Mida ma selleks teen? No ikka käin pinda ainult. Ma kogu aeg räägin teile, kui äge siin on. Lihtsalt iga päev, nii kui näed, astub noortekas sisse, siis kohe suvekooli tuleda. See on nii äge koht. Läbi noortekeskuste kaasame eelkõige noori ja nende ideid palume sealt kaudu edastada, et mida suvekoolis teha. Ja kutsume on ilmselt suur ja tugev reklaam. No peamine on ikkagi reklaam nagu sotsiaalmeedias ja noortekeskuses saab ju otse noortega suhelda ja tänu sellele ongi rohkem noori tulnud. Et otse suhtlemine, usun, et on kõige alus. Noored, kes on eelnevalt suvekoolis käinud, kuidas nad on andnud omapoolse hinnangu eelnevatest suvekoolidest? Nad tulevad ikka väga suure rõõmuga tagasi ja ootavad alati ja tavaliselt ikka chatides küsitakse, kas nüüd saab juba registreerida, kuna registreerida saab ja see algab üldiselt veebruaris juba. Siiamaani on olnud üdini positiivne tagasiside. Kõigile meeldib ja kõik lubavad ka järgnevatel aastatel tagasi tulla. Aga praegu ongi see, et on põlvkonna vahetus, et vanad noored on välja kasvanud, uued noored on peale tulnud ja nad veel ei ole kursis sellega, mis suvekoolis toimub ja siis nad ei ole julgenud tulla. Aga see aasta on juba päris palju uusi noori, nii et kõik on hästi. Kuidas sünnivad suvekooli teema nimed? See on seotud sellega, mis aasta parasjagu käsil on. Näiteks see aasta oli raamatukogude aasta ja sealt tuli ka nimi. Seda ma küll ei tea. See on minu sellest väljas. Need on mingid geeniused, kes mõtlevad kuskil telgitagustes. Alati on hea pealkiri ju. Mina ei tea seda, jah. See on müstika minu jaoks. See tuleb kuskilt ilmselt. Suvekool 2022. Ajujaht! Kutsus kokku külalisi, karvasid ja sulelisi. Lendas vares arakas, kuljakaaren nupukas. Lendas vares arakas, kuljakaaren nupukas. Hei! Otsi suhkes karuvana, veeressiini oksakera. Jänesüüdi sabaga, orav kikkis kõrvaga. Jänesüüdi sabaga, orav kikkis kõrvaga. Hei! Joostes tuli välepõder, hiljaks sai veel Reinu Oder. Siis kõik lauda istusid, pidurooga maitsesid. Hei!